Sest et jah. Olen tiigrikuts oli niimoodi kuidagi. Oli küll jah, ja edasi läheb veel paremini ja ei karda kedagi. Ja sellest kõigest tuli julges meile praegu Karl Madis laulma tulla. Mis sa arvad sellisest kummalisest tiigrist? On selline olemas? Küsi midagi lihtsalt. Tal on tiigri süda sees. Pigem jah, jääb see südamele kinni. Ja, aga täna jäid sa siia laulma meile ja alustasid sisuliselt meie hästi tehtavate Eesti saadet just nimelt tiigri uudisega. Mõtlesime, et kui lapsed kirjutaksid hulgaliselt luuletusi, siis parematest luuletustest valime välja kas ühe parima või siis vastavalt 2 ja teeme sellest ühe uue tiigri laulu. Nii et lapsed peaksid kirjutama luuletusi tiigritest? Tiigritest. Et see siis oleneb. Võib-olla ühest saab salmid, teisest refrääni ja võib-olla 3. veel mingi C-osa, aga see selgub siis, kui lapsed on aktiivselt osa võtnud. Margus, kas sinul ka tiigri süda sees on? Kuidas võtta? Ma väga julge ei ole. Kardan paljusid asju. Mida sa kardad, tiiger? Palju haisid, benchihüpet. Nii edasi. Tälle, et täna midagi ei kardaks, sest siin ühtegi haid ei ole. Jah, aga teinekord kui on vaja, siis oled nagu tiiger küll ikka või? Ma tahaks nüüd teise laulu teemal parafraseerida. Olen nagu tiiger seiklusfilmis. Õigemini oli küll sangar. Meie head haljad käisid ühes lasteaias uurimas, kuidas lapsed mõtlevad siis, kui nende käest küsitakse, kas oled sa tiiger või tiigrikutsu või ükskõik ja me saame kummalisi ja huvitavaid vastuseid. Ja huvitav on see, et kuidas vastavad poisid ja vastavad või ei vasta tüdrukud näiteks tiigri teemal. Oleme tulnud Veskitammi lasteaeda Pipi-rühma, kus meil on plaanis laste käest küsida, mis loom see tiiger õigupoolest on. On ta tige, on ta rõõmus, on ta kuri, mida ta sööb ja kus talle elada meeldib. Tiiger on metsik loom. Metsik loom. Kas ta siis on kohe täiesti kuri kogu aeg või? Jah. Aga kas tiiger mõnikord hea ka on? Tal on ju väiksed lapsed ja... Ja, mõnikord on küll. Kas sa arvad, et tiigril võiks Eestis Tallinna loomaaias olla ka natuke ilusam kodu? Jah. Võiks olla. Siis ta oleks õnnelikum. Ma arvan ka. Ta on vahepeal metsik ja ta on tegelikult kasslane. Ta on kasslane, tubli. Ja kus kohas see kasslane maailmas elab? Kus talle meeldib? Kas soojas või külmas? Talle meeldib soojas elada, sügaval metsas. Kas sulle tundub ka, et tiiger võiks Tallinna loomaaias elada hoopis ägedamus kohas, sellises suurest tiigriorus? Võiks küll, siis tal oleks palju parem. Aga kui väike see tiigripoeg on võrreldes kassipojaga? Veel väiksem arvad? Aga kellel on mõnikord olnud tunne, et nüüd tuli tiiger minu sisse ja mina lähen nüüd oma sõpra päästma? Kuidas? See on samasugune peaaegu nagu läks tiiger oma poega viiksma, kelle üldeks ära. Täpselt. Ja kuidas see sinul juhtus, Otto? Lihtsalt üks koolipoiss tuli minu sõbra lihtsalt kallale ja võtsin talle tuupi. Mu sõber Markus, kui olime üks päev koolis sisse, siis tuli üks poiss kallale nagu üks pojavaras. Siis mulle tuli ka tiiger sisse, siis hakkasin kaitsema. Siis ma võrgasin ka, siis ajasin ta ära. Mõnikord mu sõpra kiikud löödi, siis ma ütlesin, mul tuli tiiger sisse, ma läksin nii vihasesse, tegin ta tünga ja ta jooks minema, siis ta kartis nii. Kui mina talle läheb, jooks jälle midagi.
no laste seas on tiigrit kui palju ja ei karda nad ka midagi. Aga neid julgeid mehi on? On ju. Tead, ma loen sulle, kes on kõik praegu Eesti meestest siin kirjas, kes ütlevad, et tiiger minu sees loo räägivad ja siis toetavad sellega tiigrit. Nad veel ei ole rääkinud, aga varsti vist hakkavad ma arvan, et hakkavad rääkima. Urmas Sõõrumaa, Mihhail Kõlvart, Karl Madis muide, Tauno Kangro, Hannes Võrno, Ott Kiivikas, Jesper Parve, Alen Vesiko, Artjom Savitski, Kevin Renno ja neid võib veel juurde lisanduda, ma arvan. Mida nad siis räägivad? Kriitilisel hetkel leiavad nad oma südamest mingi triibulise küünislooma ja see tuleb välja ja astub õigluse nimel vahele. Sain ma õigesti aru? Just. Kas minu sees on tiiger või ei ole? Kas sinu sees on? Ma ei tea, mõnikord on ta mäger. Aga mõnikord on mäger triibuline ja küntega. Sa oled kuidagi tagasihoidlik. Mina ei julgeks sinu küsimusele midagi vastata, ma ei ole katsetanud. No näed siis, ma ei vastanudki. Aga loomaaias elab küll praegu üks tiiger. Tema nimi on Pootsman, muuseas. Ja lapsedki ja kõik need suured mehed astuvad ka tegelikult ju selle nimel välja, et see tiiger saaks omale natukene paremat elamistingimused. See on ju ilus. Kas meie loomaaia tiiger vajab seda, mille eest me siin praegu sõdime ja võitleme ja oma õla alla paneme? Mina arvan, et kindla peale vajab ja kui on tehtud selline projekt, millest on räägitud, siis see on juba eriline vaatamisväärsus. Mis sa arvad, et miks on see niimoodi? Kõigepealt ehitatakse tiigrile mingi väikene puurike, kus ta hakkab juba elama. Muuseas ta elab päris mitu aastat juba Tallinna loomaaias ja alles siis hakatakse uue oru jaoks raha kirjama. Ma arvan, et eks kõik oleneb ju sellest rahast olenebki, mida püütakse kokku saada, et see asi ehitada. Kui kas või iga üks paneb natuke, siis saab seda üsna palju. Oled sa üks annetaja mees ka? Olen küll. Kuhu sa viimati annetasid? Ega sa ei pea nüüd väga täpselt ütlema, aga mille puhul? Oli üks üleskutse, üks väga kaunis üliõpilane puudega palus abi ja ma tegin talle ülekande kohe. See on ka ju tegelikult tiigri temp. No, võib-olla tõesti, jah.